Võta mikker. Lahe juurde. Täpselt. Ma isegi mõtlesin, et kas see juhtub. Siin on puhtakujuline alumiinium. Võib-olla on tegu Eesti esimese ise ehitatud alumiiniumkanuuga. Ega me ei tea. Siin me oleme juba olnud. Katsetus ja esimese katsetuse eesmärk on see, et teha kindlaks, kas veeskamine on võimalik ainult ühe meeskonna liikme poolt. Lükkan veidi või? No jah, natukene jah. Aga ma tahangi kõigepealt siin hästi madalas olla, et lükka tõesti nii palju, et ma saan tagasi. Et vaatame, kas vähemalt mingitki püstu omadused on olemas. Tundub, et midagi on. Nii sõiduk on edukalt veesatud. Praegu toimub püstuvuskatsetus. Nüüd on juba tegemist käigukatsetustega ehk anti alusele tagurpidi käik. Lihtsalt see täiesti uskumatu sound. Sven Grünberg saaksid häid neid helistisi. Ta saaks panna jah kuskile mälumängu, et mis hääl see on. Et siin on meil nagu tegemist lennuki ehitustehnoloogia ja meresõidutehnoloogia kokkusulatamised. Mis tavaliselt, mis materjalist on kanuu? No need, millega ikkagi tavaline ristiinimene sõidab kanuu matkal, on siuksed klaasplastid ja fiibrid, et Evelina lähed võib ringida. Ma julgen väita, et ta on stabiilsem küll veel. Mega aeglane ei ole. no aeglast ei olnud siin praegu midagi, aga kui sa läksid siit külgsuunas, kas see tuuletriiv oli nagu tuntav? Ikka jah. Üldiselt võib pigem edukalt. No räägi, mis kasutajakogemus on? On stabiilsem. No seda on hetkel, kuna pinke ei ole veel sees, on veits raske hinnata. Natuke raskust ka peal on, siis võib-olla töötame. Alumiinium teadupärast on absoluutselt korrosioonikindel. Ehk et see alus ei hakka mitte kunagi roostetama. Selles mõttes on suhteliselt igavene. Väga hea.